Selline tunne on, et Praha on meile kõik endast andnud. Ma olen päev läbi mõelnud, kuhu minna, mida teha. Ja ma ütlen ausalt, ma vist ei üllata kedagi, kui ma ütlen, ma tahan Austriaid. Jah, neid saab siit samast äkki ikkagi. Õhtuni me ometi ei oota Austritega. Kuskilt tuleb ots lahti teha, et mingigi rõõm ellu tagasi tuua. Jah. Kuule, aga kust me enne neid šampust ja Austrit saime? Kes see keelaks meil teist korda külastada sama asutus? Nii, ja nüüd me tulime nagu päris jalutuskäigule ikkagi lõpuks. Vaadake, kui ilus puu. See küll ei ole kirsipuu, see on midagi muud. Kas keegi teab, mis puu see on? Kaugelt vaatasime, et see on see... Mis me vaatasime? Kusjuures mul on ju see äpp olemas. Mingi Jaapani... Kirsipuu, aga ei ole. Õied on nii suured, et pane või vaasi. Vot see on täpselt see, mida Tuuli tahtis näha. Sorry, Tuuli. Me ei tulnud siia meelega, aga Valter tõi meid, nii et me oleme mäe otsas. Kõik see, millest unistas. Meeldib, et meie hoovis on ka sirelid. Ma olen alati tahtnud hoovi, kus on sirelid. Nii et järelikult, kui siin juba lähevad lahti, siis varsti lähevad meil ka. Kuigi meil vist pidi lund sadama uuesti. Mingi siuke oli. Rõhnam nagu kevad. Aga Märta, mis sa sood jälle siuke? Vabandust, järgi uuesti, kuulsin valesti. Mis ta ütles? No nii vähe maksab lihtsalt. Kuidas siis on su elu esimene Praha reis möödunud ja mis muljed on? Väga tore on. Tõesti mega ilus. Ma polnud kunagi isegi mõelnud, et asja peale tuleks Prahasse. Ma ei tea, kus see idee üldse meil tuli. Tuulil ja sinul tuli. Mina ikka korduvalt ütlen, et peaks Prahasse tulema. Ja näed, siin me oleme nii, et kes pole veel käinud, siis soovitan soojalt. Praegu on nii ilus ja tore ja soe siin võrreldes Eestiga. Ja läheb ilmselt ainult soojamaks. Kuulsin, et suvel on siin mega palav. Need kivitänavad kütavad keset päeva ja õhtut veel seda kuumista. Ma ei oska lastele muidugi targemat siit kaasa tuua ja maiustused lähevad alati kaubaks. Nii et, ja endal on ka nagu väike siuke magusa isu. Nii et... Siin šokolaadipoekeses saab siis kõiki neid šokolaadiga proovida ja nüüd ma mõtlengi, et ma võtan lastele mingi šokolaadi ja ma peaks ju Kristinale ja Andrale ka võtma, nii et vaatame. Mida ma viin Kristinale? Šokolaadiga on veel parem. Ja ma tean, et Kristinale ei meeldi magusad asjad. Ja ma loodan, et see kohvi maitse nagu tasakaalustab seda, nii et nii jääb. Tšehhis pidi väga populaarne olema siis korstnakook, et neid müüakse siin iga nurga peal ja me ei ole siiamaani mitte ühtegi maitsnud, sest et kõht on kogu aeg täis olnud, sest me oleme aplad, väiksed nuumsead, aga nüüd on kere ele ja õige hetk on käes. Korstnakoogi aeg. Loetud minutit. See on täna see on teine see on mina enne diabeeti. See, mis me siit saime, siis mina ostsin sellise tavalise rulli. Mõtle, kuidas ma söön seda. Suurem kui mu pea. Ja ma võtsin väikse, see on väike suurus. Sa lakud seda niimoodi pikka no mis mul teha jääb, see niriseb ju. Ühe kommentaari teed. Mul juhtus see paha asi, et ma ei saagi seda kooki maitstes, see on nii sügaval jäätmise all, et I never get this. Mõtle, kui meil siuke aeg oleks. Tagasihoidlik saaks sõbrad külla kutsuda, panna nad puupingile ja öelda, nautige meie kodu.
nende riigi selles, mis need on, see väljaminekute aruanne? Uus öökull. Küsitakse, kui suur summa on? Suhuur! Issand, need on imikusuurused. See proteiini Äkki need on koid? No tegelikult me sõidame ühe pealt. Ja, mis? Me sõidame ühe pealt. Mina vangi ei lähe. Unustage ära. Sa ostsid pileti endale või? Mis see tähendas? Mis see nüüd on? Peab pajutama. Tead, muidu tee paar korda veel, kohe on peatus nagunii. Nii, mida? Ma ju hoian seda. No me lähme maha juba. Ja. Okei, ma loobun, vahet ei ole. Ma lähen vangi siis. Inimesed nägid, et ma üritasin. Mis sa proovisid teha? Ma üritasin osta piletit. Aga? Ma ei saanud hakkama. Ja kuidas seda nimetatakse siis piletita sõitu? Vargus. Mis looma järgi ta on nimetatud? Jänesevargus. Ma sooritan praegu jänesevargus. See ma päriselt nii kordan. Kõige haigem on see, et see tõesti on ainult pool liitrit, aga see tundub nagu vaatasid sama suur kui mu pea. Täpselt nagu oli see jäätis. Mis värk mul täna selle võrdlus, kui kõik on sama suur kui mu pea? No aga cheers! Sa võtsid selle ülle. Me otsustasime nüüd tagasi tulla teist korda ühte kohta, kus ma olen enne käinud. Sama keti restoran Les Moules. Ma ei oska seda öelda, aga sama koht, kus me alustasime oma esimest Praha blogi. Siin me oleme jälle ja seekord on ka Austriid. Nii et bon appetit, jah. Meie Praha reis on nüüd läbi, mõtlesime, et saame koju ja oleme oma esimesel lennul, siis, mis oli Prahast Riiga. Ja lend hilines, meie väljalend. Ehk siis põhimõtteliselt meil oleks olnud nagu 5 minutit aega, et jõuda ühest lennujaama otsast teise, kuhu me nagunii ei jõua. Aga noh, öeldi, et meid tõsteti lennuki ette, et me läheksime, jookseksime, prooviksime. Ja saate aru, lennuk pani rattad maha ja tõusis sups üles tagasi. For safety reasons. Nii et ma ei tea, sõitku Tallinna siis juba, mineme kilu lillutamas. Alati tasakaalus. Meil oli super head toidud alguses, reisi alguses kõik. Ja lõppes Lappesse. Lennust jäime ilma, nüüd peame 5 tundi ootama, tulime siis lounge'i, et saaks vähemalt süüa ja juua. Teate, mida kohti pole? Siin me oleme, siin on meie ase, nüüd me lähme võtame sooja toitu ja sööme seda siin peas suhu. See on nii pime muidugi, aga... Me oleme lõpuks Eestis, saame koju.